nädal algab meil ka oodatud maailmakarika etapp iluuisutamises juunioride seas ja Eestit esindavad 12 sportlast. Nende hulgas on 3 jäätantsupaari, 3 meest üksiksõitjad ja 3 naist üksiksõitjat. Esimene ametlik trenn on siin peaväljakul kolmapäeval ja võistlus algab neljapäev ja lõpeb laupäeval. Sissepääs on tasuta, nii et ükskõik mis ajal te tulete, kas neljapäev, reedel või laupäeval, kõik on oodatud. Meil on väga palju kohti tribüünil ehk 5800, et muidugi mahuvad kõik ja me oleme väga rõõmsad, kui inimesed tulevad ja naudivad meie spordiala. Ja iluuisutamise teemal jätkame ka siit stuudiost. Meil on hea meel tervitada stuudios Eesti jäätantsupaari Irina Stork ja Taavi Rand. Tere õhtust! Tere! No Irina, kuidas teie uut seda Tondiraba jäähalli hindate? Ma saan aru, et seal trenni tehes tegelikult ikka veel selline kopsimine käib taustaks, et ehitustööd on pooleli, aga samas olete rahul uue halliga? Me oleme täiesti rahul selle uue ehitusega. See on tõesti kõige parim spordiehitus Tallinnas ja üldse Eestis. Seal on kõik niivõrd hästi tehtud ja uisutajate jaoks on kõik piisavalt valmis ja heas olukorras. No Taavi, see jääl on loonud tegelikult sellised üsnagi suurepärased võimalused, et siin korraldada selliseid rahvusvahelisi tiitlivõistlusi, mis on lähenemas ja nädalavahetusel toimub üks suur võistlus. Kuidas seda Tondiraba jäähalli võrdlete teiste jäähallidega maailmas, kus te olete reisinud, kus te olete käinud? On siis selline maailmatasemel jäähalli Eestis olemas lõpuks? Võin tunnistada, et on küll jah, sest et lõpuks ometi on Eestis siis normaalse tribüüniga jäähall ja selles jäähalli komplektis on veel siis 2 treeningjäähalli ja peaareen pluss veel jõusaalid, koreograafiasaalid, võimlemissaalid ja täitsa maailmatasemel tehtud ehitis, et saab lõpuks ometi korraldada suuri tiitlivõistluseid siin. No nädalavahetusel on siis suur võistlus tulemas. Siin on registreerunud siis 116 iluuisutajat 34 riigist. Millised see eestlaste šansid on praegust medaleid saada? Et ma saan aru, et Jelena Glebova on lõpetanud selline suur esinumber. Nüüd me siis Tondiraba jäähalli ülesanne on tegelikult kasvatada siis neline uued staarid. Et kas on juba keegi esile kerkinud? On meil lootust medaleid võita juba praegu? Meil kui nii võtta, see on esimene juunioride Grand Prix, kus võtab osa nagu Eesti ja meil on kõige nooremad võistlejad seal üldse üle kogu Eesti aeg, üle kõige võistluste aegade, kõige nooremad. Kas on selliseid talente juba silmapiiril, et on kellekski või juba praegu öelda, et sellest võiks saada nüüd meil uus staar? Igaühes peitub talent, mina ütlen niimoodi. Kõik oleneb sellest, kuidas seda nüüd välja treenida. Osad on sellised, neil võib see talent sees olla, aga ei viitsi või ei taha treenida ja siis see kaob ära ja et tähtis on, et seda talenti nüüd edasi arendada. Ja kui sportlane ise tahab seda, siis ta muidugi ka saavutab selle. Mis võistlused seal veel toimuvad? Ma saan aru, et lähenemas on ju ka Eesti meistrivõistlused ja järgmisel aastal siis veel suured võistlused. Ja suured võistlused on juunioride MM. Märtsikuus vist oli. Märtsi alguses peaks olema, jah. Ja kuna teid võistlemas näeb, siis kas olete ka Eesti meistrivõistlustel välja tulemas taas? Ma saan aru, et Taavil on ajateenistus selja taga. Mul on, mitte päris selja taga, mul on sõjaväe baaskursus tehtud. Ja ma olen kuni märtsini, ma olen linnaloal nii-öelda, et ma saan tegeleda küll spordiga, aga see taastumine on pikk protsess. Teiseks mul on uued saapad, mida mul pole varem olnud ja selle harjumine võtab ka veel aega ja lisaks on vaja veel kavad teha. Nii et see taastumine on üks väga pikk protsess tuleb meil ja peab detsembriks siis nii palju kui saame, siis nii palju saame tehtud ja eks näis, mis tuleb. Tulevikku mitte kunagi ette ei tea. Ütleme tippspordist me oleme rääkinud, aga kui me räägime nüüd tavaharrastajatest, näiteks minusugune tahaks tulla uisutama sinna, et kas on kuidagi see Tondiraba jäähall mõjutanud ka seda uisutamise hinda, et on nüüd soodsam sinna tulla või on mingisugust muudatusi see veel toonud kaasa see uus jäähall? Tavakasutajale ma arvan, et ma ei ole veel kindel,
aga mis puudutab, kui tahetakse tuua enda laps või siis noorem inimene uisutama nagu trenni, siis lõpuks ometi on tehtud see õppemaks palju madalam ja veel tingimused on paremaks tehtud, et 2 korda päevas trenni teha, see on ikka Eesti jaoks ennekuulmatu. Et varem oli sul 4 korda, nii palju kui mina olen siin Eestis treeninud, 4 korda nädalas trenn, et sellist tippsporti ei ole ju võimalik teha, et nüüd on tehtud ikkagi korralikult 2 korda päevas. Kõik võimalused on ja sul võimalused on olemas, et õppemaks on ka veel nii madalamaks tehtud, et see on nagu kõik eelised on tippsporti tegemiseks. Kas see tähendab seda, et me võiksime praegu saata siit julgelt meie vaatajatele sõnumi, et pange oma lapsed ilusutamise trenni, sest nüüd on võimalused on niivõrd head ja tingimused on loodud väga super selle jaoks? Miks mitte? See on lõpuks ometi on jah tehtud selline süsteem siin, et on toodud see spordikool. Ja nädalavahetusel siis kõik saali sinna Tondiraba jäähalli vaatama, kuidas siis need, ütleme siis sünnivad need uued staarid, on nii? Täpselt just nii. Just reedel vist juba hakkab pihta võistlus. No igal juhul tänud teile stuudiosse tulemast ja kõike paremat ja loodame siis varsti teid ka jääl näha koos. Aitäh! Ja meie siis lõpetuseks saame öelda rõõmsa sõnumi kõikidele iluuisutamise sõpradele. Nimelt näitab Tallinna Televisioon neljapäeval, reedel ja laupäeval otseülekandes juunioride GP Tallinn Cup 2014, nii et kindlasti jälgige meie saatekava ja saate siis kaasa elada teleri vahendusel Eesti sportlastele, kes seal osalevad. Aga minu poolt ilusat õhtu jätku ja kohtumiseni taas homme.